Tervist, mina Illar Kohviinavalt ja täna on kolmapäev 4. märts aastal 2020 ja täna ma tahaks rääkida sellest, et ma sain jäätmeprügi teemal 2 vastust sõnaga ja antakse lootust, et Rätsepakülla ja Riisakülla pannakse kevadel pakendijäätmekonteiner ja nüüd räägin sellest pisut lähemalt. Niisiis, Illar Kohvi blogis, Illar Kohvi meedia blogis on juba need vastused olemas, nii et mulle vastas siis Tori vallavalitsuses keskkonnaspetsialist Janne Soosalu ja ma loeksin siit paar viimast lõiku ette, et hetkel Rätsepa ja Riisakülas on elanik alla 100, nimetatud küla elanikele on tagatud pakendite tasuta üleandmise võimalus Jõesuu külas keskuses teel ja Jõesuu kaupluse ees, kus asuvad segapakendikonteinerid. Oleme olnud koostöös Eesti Pakendiringluse OÜ-ga, kes on valmis 2020. aasta kevadel lisama Tori valda avalikke pakendikonteinereid, kui on leitud sobivad asukohad. Et kindlasti saab kaetud ka Rätsepa ja Riisaküla ja hetkel käib suhtlus külaseltsiga, et leida sobiv asukoht. No siinkohal ma ütleks seda, et minu pärast võiks Rätsepaküla pakendikonteineri olla tõesti viinahaual Illar Kohvi maja juures, et selle vastu ei oleks mul mitte midagi, eks ole. Ja see on suhteliselt ka sukene rumal jutt, et kuna Rätsepa ja Riisakülas on elanik alla 100, mis tähtsusel on alla 100 või üle 100 sõnaga, iga elanikel tekib neid pakendijäätmeid ühel rohkem, teisel vähem, et peab olema igas külas. Ja siis võib samamoodi olla ka see niimoodi, et kui näiteks pakendijäätmekonteiner saab täis, et siis võib küla elanik helistada sinna, et nüüd on täis, et tulge viige ära. Nii, teine vastus tuli mulle Kerli Rebaselt, kes on keskkonnakorraldusosakonna nõunik Keskkonnaministeeriumis ja siis tema vastas mulle selliselt, et oleme teadlikud, et taaskasutusorganisatsioonide pakendijäätmete kogumispunktide tiheduses on vajakajäämisi, et meile teadaolevalt tuuakse teie külla pakendijäätmete avalik konteiner kevadel. Täpsustan veel, et pakendijäätmed konteinerist tohib panna ainult tühjasid pakendijäätmeid ja mitte muud prügi. Nii, ja siin ma näitaks ju täitsa kohe ära, et kuhu võiks siin Rätsepa külas pakendijäätmekonteiner nagu olla. Et hea küll, et kui ütleme siin selle koha peal võib-olla natukene kõrvane koht liiga, eks ole, et siis võiks ju väga vabalt selle panna ka siia bussipeatuse juurde näiteks, et siin on ju ruumi on, nii et peatus on siin ja miks mitte näiteks pakendijäätmete konteiner võiks olla siin bussipeatuse juures näiteks, pange siia maha, et on hea pakendit panna, et siin on naabrides, kui saavad tuua, kui vaja on ja nii, et ei oleks mingi probleemi sellega. Ja veel tahan rääkida sellisest asja, et meedias on olnud sellest ka nagu juttu, et nagu klaastaara või sellise vastuvõtmist plaanitakse hakata teostama sõnaga, aga kuniks see ainult plaanis on praegust, et siis tuleks teha ka klaastaara sellist kogumise ringid sõnaga. Nii nagu tehakse praegusel ajal neid ohtlike jäätmise kogumisring aastas 2 korda. Aga klaastaara ringid võiks teha ju kas kord kuus või kord 3 kuu tagant. Ühesõnaga, et rahvas saaks anda klaastaarak ära niimoodi, et tasuta ühesõnaga, et kõik asi oleks võimalik, kui vaid soovitakse teha. Aga jah, nii et Rätsepa külas võiks olla viinahaual see pakendijäätmekonteiner. Nii ütlen mina, Illar Kohviinavalt.